Mina olen Marielli Jussi ja ma ei ole üldse mitte kunagi peaaegu enne seda naistega kokku puutunud matkates. Ma peamiselt olen 9 aastat ainult meestega tegelenud esmaspäevast reedeni. Minu elus on peamiselt olnud ainult mehed ja vanuses 20–40 aastat. Ja neile meeldib pea ees sukelduda kuhugi kuristikke, nii et siis kui ma nägin esimest korda Instagrami kontot Näkid Mets, siis ma mõtlesin, vau, naistega saab ka matkata. Ja ega ma enne seda ei olnud kunagi Stiinat näinud, võib-olla tõenäoliselt ei olnud ka isegi kuulnud, aga siis Näkid Metsa matkajuhte, kes on üksteisega nagu kokku saanud. Ma annan sulle ka rääkimist ennast. Jaa, tegelikult ma arvan, äkki Liisi Kasvik viis meid kuidagi kokku ikkagi. Mina olen siis Stiina, üks Näkid Metsa algatajatest. Meid on terve hunnik tegelikult kõik erinevad Eesti naised, kes ütles, Andres Karugi ütles, et Eesti naismatkajuhtide kamurvägi, et väga ilusti formuleeritud ja Mariel on siis üks neist ja ma ütlesin, mina ei ole nõus, Rene ütles, et ma ei ole nõus esinema, kui keegi minuga kaasa ei tee, siis Jussi oli õnneks kohe olemas. Aga jaa, Näkid Metsa on siis matkad naistelt naistele. Pigem selline nagu rohkem algajatele mõeldud, et siis anda teatavad oskusid ja võib-olla enesekindlus tulevikus üksinda ka matkata, mis ei tähenda, et meile võiks ka olla osalemas kogenumaid matkajaid, et tegelikult see profiil keskmisest Näkid Metsa matkajast on niisugune väga laiali poolsed, et meil on igasuguseid tegelasi. Saamisloo osas ma just vaatasin ise, kontrollisin üle, et Näkid Metsa algas 2021 kevadel, mis ütleb, et tegu on COVID-i projektiga. Ehk et tollel talvel, kui mul see mõte tuli, siis ma töötasin ise Šveitsis, suusakuurortis, aga kuna seal oli, Šveits oli vist ainuke riik, kes tollel talvel hoidis mäed lahti, aga kliente oli väga vähe, et pool päeva ma lihtsalt istusin seal suusavahetuse laua taga. Ja siis üks nagu hommik ja kuidagi unenäos oli tulnud mul see mõte, et nagu peaks hakkama lõpuks ise ka matkasid nagu läbi viima, et muidugi mingid kvalifikatsioonid olid olemas, aga võib-olla julgust ei olnud nagu alustada ja julgust ei olnud ka üksi alustada. Ja siis ma võtsingi omal 2 sõbrannat, üks on Eleri Anko ja teine oli mul klassiõde Madle Saluver. Mõlemal erinevad kogemused ja Madle oli veel joogainstruktor, et saime kuidagi siukse pundi kokku, kes siis üheskoos julgesid teisi inimesi ka matkale viia. Ja siis kuidagi sündiski läbi sotsiaalmeedia alguses veits haipisime, et mingi asi tuleb ja siis kui ma arvan, et mingi suur mõju oli ka selle, et Eleri Anko oli meiega pundis. See oli just see aeg, kui oli äkki see esimene, mis ta oli Rabarada pidi, oli vist Eleri see telesari. Et see oli just nagu välja tulnud ja tal oli juba oma jälgijaskond ka ja siis kuidagi oli võimalus minna nüüd Eleriga matkale, et siis kuidagi jõudis võib-olla suurema hulga naisteni. Ja tegelikult plaan ei olnud üldse luua mingisugune matka ettevõtte, vaid oli lihtsalt korraldada 2 matka, lihtsalt, et oleks kellegagi minna matkama. Ja nüüd see aasta on siis, viies, äkki 5, ma ei tea, something. Ühesõnaga 2 matkast on siis saanud juba mitu aastat nii Eesti kui ka välismatkasid. Et jah, on nagu kasvanud siuke veidi niimoodi. Ja mina tegelikult olen sellest 2 nagu jäänud sinna 2 matka juurde. Ma olen teinud 1 rattamatka ja 1 veematka. Ja siis ülejäänud aja minu arust ongi tegelikult nagu mul on sellised avantüürmatkad olnud, et ega algus kellega väga sinna veematkale tulemas vist ei olnud ja rattamatkale oli ka mingi 4-5 inimest. Aga lõpuks, kui need nagu matkad on toimunud, siis minust põhiküsimus on kõik siis, mis naised teete seal siis nagu, et kuidas see naiste matk siis välja näeb. Ja tegelikult on hästi palju nagu pigem need inimesed, kes sinna näiteks, kui ma mõtlen see rattamatkale, see oli Setumaa jalgrattamatk ja
seal ma olen ja seal rattamatkal oli küll niimoodi, et neil no, enamikel naistel oli oma jalgratas olemas. Nagu tundus, et nad olid ka kuskilt need rattakotid saanud. Ja nad tegelikult oleks tahtnud nagu juba ammu minna, aga ise nad ei olnud nagu kunagi seda esimest sammu, seda esimest lüket oli vaja. Et siis väga konkreetselt üks naine tuli, et ma tahan tegelikult minna pojaga Hiiumaale, aga enne kui ma poja võtan rattamatkale, ma tahtsin ise ära proovida. Et see on nagu hästi tugevalt on nagu minu arust siuke hüppelaud enamikele naistele, kes et sa võtadki siis oma väikse lapse või võtad oma sõbrannad ja lähed siis edaspidi ise käima. Et siuke nagu hästi hüppelaua tunne on olnud. Ja ma nõustun ka sellega, et natuke ma räägin sellest hiljem ka, et mis meie nagu, mis ma ütlen, mõnes mõttes ka nagu formaat, et mis meie need põhimõtted on, kui me neid matkasid teeme, et igal juhul oma varustus just ongi see, et sa saad katsetada varustust ja õpid ise neid asju kasutama ja oledki enesekindel selleks, et kui juba nädalavahetus on läbi. Et enamus neid matkasid on meil 3-päevased ehk et alustame reede õhtul, sügisel võib-olla isegi täitsa pimedas juba ja talvel ka. Aga ja siis lõpetame pühapäeval kuskil pärast õnnal. Ja üks asi veel, mida me üritame kasutada, on teha ütleme siis asukohad niimoodi, et oleks võimalik saada ühistranspordiga kohale. Et sellepärast näiteks on ka Aegviidu kandid ja Põlva kandid, et on nagu hästi selles suhtes lihtsad ja kõigile kätte saadavad. Et lõpuhetked on ka niimoodi, et inimesed jõuaksid rongi peale või siis teha sõidu jagamist, et tegelikult mõnikord ongi Tallinnast kuhugi Haanjasse tulla päris pikk sõit, et seda ei ole mõistlik ühe inimesega autos teha. Ja mis mina ka nagu täheldan lisaks sellele, et on hüppelaud või see mingisugune julguse kogumine, et tuleks ka just see, et päris palju on noori emasid, kes tulevad esimest korda, siis jätavad nii-öelda abikaasa üksi lapsega koju, et seda on nagu huvitav siis olla see nagu valik, et päris privilegeeritud tunne, kui keegi noor ema tuleb sinna ja me oleme nagu esimene nädalavahetus, kui ta on üldse kodust ära, et äge. Ja äge üldse, et naised võtavad endale selle hetke ja tihtipeale see ongi nagu tegelikult hirmus, et siis ongi, et sa pakud selle seltskonna, et hästi palju ongi seda tagasisidet, et ma olen alati tahtnud minna, et mul on see pisik olnud, aga ei ole kellegagi koos olnud minna, et siis ja väga palju ongi tekkinud nendest matkadest sõprussuhted, keda ma nüüd juba näen, ma ei tea, 10. korda kuskil matkal ja ma näen juba sotsiaalmeediast, et käivad ise ka omalt, et see on olnud ilus teekond minu arust. Matkajuhtimisest pidime rääkima. Mulle räägi veel sellest, mis see maalimismatkad ja mis... Väga sulle selle juurde. Ja siin on siis kõik erinevad matkajuhid, kes mida teeb. Et minu jaoks alguses veel üks asi lisaks selle, et ma olen muidugi ainult meestega nagu kogu aeg koos, et lõpuks saaks naistega ka matkal käia. Siis minu jaoks oligi nagu hästi põnev see, et ma tean, et Liisi ja Stiina tõid nagu palju sükest kaug- või pikamaa matkamise nagu vaibi või teavet. Et kui mina oma süstaga tavaliselt olen käinud, et minu matkad on pigem B-matkad, siis ma võin vabalt nagu poppann jalga vahel ringi sõita ja oliiviõlikudelid ja ühesõnaga mul ei ole mitte mingit kaalupiirangud, ma pigem nagu naudin seda, et kellelegi on ratatouille köögiviljad ja ühesõnaga me jagame kogu selle varustuse nagu paatide peale ära, siis ma sain aru, et nagu siin on midagi hoopis teistmoodi ja siis et sul ongi oma potike, sul on oma telke, sul on oma nagu kotike, on ju, et see kõik on sinu järgi sätitud. Et siis mind nagu hästi alguses tundus see, et ma tahtsin ka sinna kaupa saada, on ju. Ja siis ongi vist nagu Stiina ja Liisi peamiselt teavad siis nagu pikamaa matka taustaga. Liisi ja Maiu on nagu talveinimesed rohkem, kes ma siit nagu vaatan, et Anu on hoopis ronimine, et temal on kaljuronimine, ronimine on tema põhiline tõmbenumber. Liisi Peets on linnutark, oskab lindude keelt, et kõigil on nagu see oma trikk, mida nad siis teevad. Ta on äkki veel kellegi tutvustada.
ja et jah, point ongi just selles, et igalühel on oma mingi, kas siis vibe või mingisugune ekspertiis, mida nad siis matkadele lisavad ja meie matkajuhtidel ongi suur vabadus ise teha, mida nad tahavad. Et minul, kui ütleme siis peakorraldaja või ütleme, ma olen see logistik initsiaator, et mina nagu hästi ootangi, et inimesed ise tulevad mulle, ütleb, kuule, ma käisin matkamas nädalavahetusel, seal on jumala hea idee, seal saaks super tiiru teha, et nad ise tulevad selle mingisuguse ideega, et ma ei tea, ongi, et näiteks Maia Puuli, tema teeb hingamisharjutusi, sauna rituaale, et see on tema vabadus panna kokku täpselt selline pakett, mis tema ise tahab ja ongi, et Maiu ekspertiis on võib-olla talvel matkab koeraga matkamine, ka see loovus-looduses maalimine, kõik asjad. Marju on näiteks meil korillusekspert ja selline matkatoidu entusiast. Et tõesti igale maitsele leidub midagi ja ongi igal inimesel on, kes siin on sotsiaalmeedias ka Heleri ja Maiu, et neil on oma siuke väike fännklubi ka, et siis kui inimesed näevad, et Heleriga tuleb matk. Heleri tegi suve näiteks siukse mollutamise raamatu lugemismatka, mis ongi minu arust täitsa siuke väga tüüpiline näkimatk, kus point ei ole üldse matkata ehk et nagu kilomeetrid ei oma mingit tähtsust, vaid ongi just see, et sa saad tavaelust ära, saad välja lülitada, saad teha midagi sellist, milleks sa võib-olla ei anna endale seda luba tavaliselt, et kui me oleme selles igapäevarutiinis, kus on kogu tee midagi, see jää ära nagu hull produktiivsuse värk, et siis just lähedki lihtsalt istud metsa puuna ajal ja hakkad raamatut lugema. Et see on selline luba nagu seda teha ja siis sa näedki, et tulevad sinna Heleri fännid, et see on nagu põnev, et on niimoodi kujunenud. Või sul veel midagi seda lisada? Vist mitte, sa võid järgmise slaidi pani jätta, mis seal on tagasi tulema. Aga mul lihtsalt meenus üks selle veematka nagu, et mis see siis on, et näkid nagu lähevad veematkale, mis me siis teeme seal, kus näkid veematkal on. Ja siis nagu vanaisa Fredis on nagu alati öelnud, et elus need kõige paremad hetked on need, kus sa ei peagi nagu mitte midagi ütlema, võid lihtsalt täiesti vait olla. See veematkal oli üks siuke nagu võõrad naised tulevad nagu kokku, reede õhtul juba, laupäeval siis nagu matkavad Soomaa siuksel nagu, Soomaa jõed on tuntud kui roikaid täis, mudased, kaldad on siuksed nagu mingid angervaksa ja nõgese tihnikud on ju. Ja siis läksime sinna matkale ja ma ei olnud mitte kunagi nagu, ma ei ole ei enne ega pärast näinud Halliste jõel oleksid et vett oli nii vähe ja vesi oli nii puhas, et paistsid siuksed nagu savitasandikud põhjas. Vesi oli suhteliselt madal, ümberringi olid erinevad võhumõõgad ja siis olid selle Vene sauna ulli hobused kallastel, aga ühtegi inimest ei olnud. Ja siis ma ei mäletagi, kas keegi, ma lihtsalt läksin nagu hüppasin kanuust vette, võtsin riidest lahti, ujusin seal. Ja siis ülejäänud 8 inimesed mõtlesid ka, et nüüd siis võtame riidest lahti ja hakkame ujuma. Kanuude vahel mulistama lihtsalt ja need on siuksed hetked, mida ma nagu muidu nii-öelda segagruppide ja võõraste nii-öelda matkajuhtide ja suvaliste nii-öelda kokku tulnud inimeste, need muidu nagu väga lihtsalt ei juhtu niimoodi, aga kuidagi seal nagu naiste matkad, sul ei ole kiiret, vaat pole mida sa teed seal, sa võidki seal nagu kanuudega ujuda. Ja siis täiesti juhuslikult sattuski nagu näki veematkaks. Et siuksed nagu need on need hetked, miks ma arvan, et miks nagu naised sinna tulevad või miks üldse nagu, kuidas nad natuke nagu erinevad, et esiteks ma siis töötan sõduritega igapäevaselt, kogu aeg on nagu pea ees on ju kuhugi kuristiku hüppamine on nagu see kõige parem asi, mis päeva jooksul saab teha. Ja et nagu tegelikult on kogu aeg siuke, et tamp taga, et teeme nüüd veel midagi. Mida nagu põnevat nüüd hakkame tegema on ju, et sul peab olema seda hästi palju nagu stiimuleid, siis nendel naiste matkadel ma olen kogenud, et sul nagu mida vähem sul on stiimuleid, seda rohkem nagu, seda paremad ja nagu mõnusamad matkad on. Ja ma nõustun ka sellega, et võib-olla üks asi ka, mida ma ise olen nende matkade korraldamiseks, siis ütleme meie algusaastast nagu siiani õppinud ongi, et mida vähem, seda parem. Et esimesed matkad oli siuke, et sa üritasid hästi palju pakkida sinna selle 3 päeva sisse, et ma mäletan, me õpetasime hullult kaarti ja kompassi kasutamist, et ta oli selline nagu vaimselt intensiivsem formaat. Aga tegelikult, mida matk edasi läks, seda rohkem sa nägid, et enamustel tegelikult väga ei ole seda huvi
et palju rohkem on mingid nupukesed, et ma matkan siin ja võib-olla ma lihtsalt ütlen, et kas te panite tähele, et me pöörasime siin paremale, mingid siuksed asjad, et mitte ei ole hullult intensiivne siuke pakitud ja mingid töötoad ja asjad keskel, et mingit plaani üldse ei ole, meil ei ole ärkamise kellaaega, lihtsalt inimesed ärkavad, kes on varajased, ongi juba tund aega istuvad järve ääres, naadivad oma kohvi, et just seesamune, et igalühel on oma pliidik, et sa ei ole kellestki sõltusega midagi ootama, meil ei ole mingit fikseeritud aega, et ongi võib-olla hommikul me pakime, ma ei tea, vihma saab kauem, siis võib-olla lahkume 11 alles laevist ja kui on mõnus ilm ja kõik on varajased, siis lahkume kell 8, täiesti oleneb, et ei ole kunagi mingisugust graafikut ja kuhugi jõudmist ja siukest pushimist, et ta ongi tegelikult nagu ikkagi puhkus. Mingil määral aktiivne, aga ikkagi rahulik. Võib-olla ka nagu kõige raskemaks teevadki need matkad lihtsalt oma seljakoti kandmine, lihtsalt see lisakoorem, sest distantsid enamuste päevadel meil on võib-olla 10-15 kilomeetrit, et tegelikult ei ole mingid hullult pikama matkadega rasked asjad. Kas need pikad matkad, kui oled sa teinud pikemat matku ka, mis see seal erinevus on, et see on kõik sama nagu vaba graafikuga ja Jaa, ma ütleks, et Eestis me minu arust väga ei ole teinud pikemaid matkasid, kui nüüd 3 päevast kõige pikem, mis me tegime, kui me üritasime seda RMK Hiiumaa rada teha ära, see oli vist 10 päeva kokku, et see on siuke ainus Eesti pikem matk. See oli ka ikkagi siuke pigem väga lebo, et me ei teinud nagu 100% seda RMK rada, aga ja ma ei mäleta küll, et oleks hullult tanki peal olnud. Aga välismaa matkad on ikka pikemad selles suhtes, et muidu ei ole nagu mõtet sinna minna üldse 3 päevaks, et ikkagi ütleme siuke 5, 6, 7 matkapäeva on tavaliselt, et siuke pakett on mingi 10 koos reisipäevade ja asjadega. Et ei ole seal ka, pigem üldse ei ole sellist kiirustamist kuhugi ja tihtipeale meil ongi, et kuna meie matkad on kõik telkimisega, mõtleks 99% on telkimisega, siis ei ole nagu seda, et me peame täpselt sinna jõudma, vaid tihtipeale on just see, et vaatame, et palju me vitsime täna, et võib-olla täna rohkem energiat, teeme 15 kilomeetrit, homme on ülihalb ilm ja torm ja midagi, siis istumegi selle tormi nagu telkides mollutame lihtsalt, et on seda ka tulnud ette, jah? Temaatiline küsimus, aga mis juhtub, kui teil matkal on keegi, kes tuleb, on aktiivne, hommikul kell 7 kuus, paari peab ka liigisust. Mis te täna teeme? Kusjuures on olnud selliseid inimesi ja väga oluline on seada kohe, üks asi jälle, mida ma olen õppinud, et matka korraldamist on seada eeldused või ootused kohe alguses paika, et olgu see siis mingisugune füüsilise raskuse tase, ütleme mägimatkade kohta, aga just ka see, et me võtame rahulikult, need asjad ütlemegi esimesel nii-öelda briefingul ära, et meil ei ole kindlat kellaaega, mis iganes ja et kes on varased, nad lihtsalt peavadki iseendaga olema need hommikutunnid seal, kuni teised on ka üleval. Ja võib-olla siis löö aega surmiselt aita kellegi teise telgi kokku pakkida või midagi sellist, et pigem ikkagi teatakse, et ei pea pushima seal. Aga kui on vastupidi näiteks, et keegi ongi üks, kes magab kella 1-ni, enne lihtsalt ei liigutagi. On olnud ka sellised. Me lõpuks ikkagi läheme koputame telgi peale, et 11 ajal on veel viimane. Miinimumaega nagu ei ole, et hiljemalt 11 võiks hakata minema. No üldiselt ikkagi hakatakse minema nagu siis, kui on õige aeg minemiseks. Palju see matkaks aega jääb siis? Matkaks? No näiteks see Setomaa jalgrattamatk, kus me tegime, et tegelikult sa ikkagi ju päev otsa oled teel, et seda nagu telgis istumist, no minu matkadel on nagu suht vähe. Küll istusime suveköögis ja ajasime juttu ja jõime kohvi, et pigem on nagu need pausid on siuksed, et noh, et see ei ole siuke nagu kuskil päris matkal on sul ju see nii-öelda peopaus, käid ruttu vetsus, käid nagu paned oma batooni sisse ja tõmbad edasi, et siukest nagu asja mäkimatkal mina ei ole teinud, aga tegelikult sa oled terve päev otsa ikkagi nagu teel. Meil see niisama see telgis nagu lõputult ka ei ole. Ja meil on näiteks lõunapauside ajal on väga normaalne, et need ei muu hinnaku, et kui on siuke ilus soe vainat kõht täis, nagu nii tuleb uni peale, et see on täiesti normaalne. Ainus võib-olla selline natuke, kus kell hakkab peale tulema, ongi need pühapäevad, kus sa tead, et sa pead jõudma aegvõitu kella 3 tagasi, et siis kuskil seal sa pead natuke hakkama kedagi telgist võib-olla viimaseid ärkijaid üles ajama, aga muidu
muidu küll ei ole seda ja näiteks Šotimaal mäletan, oligi räme torm, me küll alustasime hommikul matkaga vihma ja tullega ja mingi hetk läks lihtsalt nii hulluks, et oligi seal ühel neiul oli hüpotermia ohtus, lihtsalt panime, ma ei tea, kell 11 panime telgid üles ja istusimegi kuni järgmise hommikul telkides. Lihtsalt ei olnud võimalik normaalselt ja ohutult matkata edasi. Mis oli äge, sest inimesed magasid seal 12 tundi järjest, see on ka vajalik mõnikord. Ja ma veel tahtsin öelda, et tegelikult nagu matkajuhina nendel matkadel nagu lõpuks sa ikkagi oled veidikene nagu mõnes mõttes instruktori rollis on ju, et sa pead vaatama, et nad saaksid nagu et kui kellegi näiteks rattakott läheb katki, see on küll nagu sinu asi, et tema rattakott läheb katki, aga sa ei võta talt seda nagu võimalust oma rattakotti ise parandada ära, et sa kõigepealt nagu annad kõigil kellegilt ei võta seda nagu nende õppimisvõimalust ära. Et igaüks peab omale ise nagu priimusega hakkama saama oma toidu tegemise. Siis kui tõesti on nagu abi vaja, kellegil on nagu mingi laenatud telk, mida isa ka keegi ei tea, kuidas kokku käib, siis nagu ikka nagu lähed ja vaatad, aga sa ei nagu rutta matkajuhina ette, et ma teen nagu kõik asjad ära. See on nagu minu arust see põhiasi, et ma ei vastuta nagu iga nagu matka osaleja heaolu eest, nad peavad nagu see mõte on selles, et nad õpiksid ise endaga hakkama saama, aga sa oled nagu kogu aeg seal, et olla valmis seda rattakotti või rattarehvi või mida iganes parasjagu on vaja, madratsid parandada, on ju. No tegelikult ju inimesed ei oska kotti pakkida, on ju, et sa tegelikult ju alustad sellega, et kuidas sa selle koti endale parajaks teed ja kuidas sa need asjad sinna sisse paned, on ju. Et see on nagu siuke nagu natuke nagu õpetaja või vist on nii seal matka vaikselt. Sa oled toeks ja mõtled ka, et ongi telgikaared on näiteks katki läinud, et mis variandid on nende käepäraste materjalidega neid parandada, et siuke koos tegemine rather than kellegi ees tegemine, et ongi ka matkapliidi, gaasipliidi kasutamine on tihtipeale päris hirmus esimesed korrad, et mitte, et ma panen talle selle tööle ja kasuta nüüd, vaid ma näitan ära, panen uuesti kinni, proovi nüüd sina, et see on siuke nagu pigem toetav ja kaasa mõtleb, kui et ees ära tegemise matk. Kas on mingid olukorrad olnud, kui nagu oled mõelnud, et oleks päris hea, et oleks meil mees kameras? Miks üldse nagu mingi maja võiks minna? Ei ole. Mu isa ütleb alati, et me oleme täielikult diskrimineerijad, et nagu ta väga ootab ja väga palju on küsitud, et me teeks meestele matkasid, aga minu arust see on väga kuidagi veider, et ma ei ole tahtnud sellest nišist nagu veel välja astuda. Ma usun, et me saaks grupi kindlasti kokku, kui ma ütleks, et näkid nüüd teevad meeste matka, aga ei, see on nii. Ja seoses nende emade tütarde matkaga ka, et nagu need emad on hädas, kellel on pojad, et nemad ei ole saanud veel liituda. Et võib-olla peab, nii kaugele võib-olla võiks veel nišist välja minna. Aga ei, ma ei mäleta küll, et ei oleks sellist eriti. Tartu Ülikooli Viigat tegi kunagi naisekspeditsiooni eeldusele 5 naist. Väga tore ekspeditsioon, kes kõik tikus ära. Pärast on selgus, et seal oli ka 6 poissi kaasa. No vanasti olidki asjad natuke teistmoodi, kes esimesed naised, kes Mont Blanc'i ronisid, siis nende giidid olid ikkagi meessoost. Ja meestel juba küsepad kasutada. Naissööpad. No tänapäeval on õnneks juba rohkem neid matkajuhte ja giide ja sööpasid ka. Aga jaa, et sellised põhimõtted siis võib-olla, et seda me oleme juba maininud, et igal ühel on oma priimus üldjuhul kaasas ja isiklik varustus. Tihtipeale on, jällegi 99% on inimesed üksinda oma telgis ja paljudele on ka selline esimene kord võib-olla looduses telgis ööbida. Et see on nagu turvaline, sest sa tead, et sul on võib-olla 10-10 telgi kohe seal kõrval. Samas tihtipeale on ka see, et inimene, sa näed, et ta paneb telgi juba eemale. Et selline nagu veits omaette privaatsus ka, et osad on, kes on seal nagu natuke julgemad. Pigem on harva seda telkide nagu jagamist, võib-olla tõesti õe või emaga, et siis on olnud. Ja nagu Maria mainis ka, et ma aitan ja pakkida, et tihtipeale ongi matka alguses, eriti kui keegi tahab veel laenuvarustus ka, et siis ta tulebki oma torukotiga kaasa, kus tal on need asjad ja siis me tõstame nagu meie laenutatud sinna kotti ümber. Kindlasti kontrollime üle inimeste madratsid ja magamiskotid, eriti kui on jahedam aeg, et
oleksid adekvaatsed ja meil on ka varuasju, et me saame siis vajadusel asendada, sest ikkagi väga palju on seda, ongi kas kokku laenutud varustus või ei osata vaadata neid, olgu see siis madratsi R-väärtust või magamiskoti mugavustemperatuuri, et sellist kahe vahel olemist on nagu päris palju, et siis saame alati aidata. No siis ikkagi, aga meeste puudus tulebki tundub, näiteks just ütleme veematkal, kui te lõpetate, siis on vaja näiteks kanuud ju tõsta kaldasse. Ei, tegelikult on niimoodi, et sedasama kanuud saab tõsta ka nagu neljakesi väga ja keegi ei tunne, et see hakkab nagu, et see üldse raske oleks. Tegelikult nagu ikkagi on nagu aus vastus see, et ei ole igatsenud seda, et oleks mõnus. Aga nagu võib-olla see ongi nagu see point ongi see, et keegi ei võta sult seda võimalust nagu ise lõket alustada. Keegi ei võta sult seda võimalust, et ma teen ise omale söögi või et selle nagu point on see, et ma saan ise valida, mida ma söön. Et mulle antakse, ma saan tegelikult nagu matkajuhilt alguses kogu toidukoti on ju, mis mul on seal 3 päevaks mõeldud ja ma vaatan, kas ma tahan hommikul süüa nagu soolast toitu, magusat toitu või kas ma tahan lõunaks suppi või midagi muud, et mul on nagu, ma saan ise otsustada, ma saan nagu põhimõtteliselt kõike ise otsustada ja kõike ise teha. Et see ongi nagu see, ma arvan, miks nad nagu läksid üsna populaarseks alguses, vähemalt mulle jäi see mulje, et sa saad nagu nii palju uusi oskusi ja sul on, keegi ei taha su eest midagi ära teha. Ja, et ma ütleks ka, et pigem on olnud seda, et jumal tänatud, et mehi siin ei ole. Et ongi see, et võib-olla kui ei tule lõkke esimese 3 korraga välja, et siis sul ei ole kedagi, kes ma teen ise. Vaid et sul on nagu aega rahulikult tegeleda ja sul on võib-olla teised naised, et jah, ma ühe korra olen niimoodi proovinud ja tuli välja, et nagu selline koos tegemine, mitte et keegi tuleb ja teeb mingi asja sinu eest ära või olgu telk või madratsi täis pumpa, mis iganes. Ja lähebki, asjad lähevad viltu, madratsid lähevad katki, mis iganes, et nagu see on nagu, see käib asja juurde ja me ei õpi ju muidu, kui me ei proovi ja ei koge. Ma samas tahaksin nagu öelda ka seda, et mulle tegelikult meeldib, kui matkal keegi aitab ja nagu see ei ole see, et ma tahan olla mingi die hard, üksinda saan kõigega hakkama, et see ei ole nagu, mulle tegelikult meeldib koos süüa teha ja mulle meeldib nagu kõik need asjad, mida nagu tavaliste matkade pool nagu väga hindan, et me tegutseme nagu ühtse suure tiimina. Ja mulle, ma ei alaväärista seda mitte kuidagi, aga lihtsalt nagu näkimatkad on olnud võimaluse, et nagu kõike ise teha. Ja siis sa saad sellest aru, et tihti on nagu ammu juba lõkke ülevalt nagu ja telk püsti seal, kus ma võib-olla ise ei oleks valinud, on ju. Aga noh, et kõik asjad on juba tehtud, et siis mulle jääbki ainult seal lõkke juures ääres nagu juttu vesta, mis on imeline võimalus, on ju. Aga et siin on need asjad nagu, mida sa pead ise tegema. Ja me ikka ju abistame üksteist, et keegi ei pea üksinda seal vihmaga seda lõket tegema, aga kuidagi see on nagu vabam tunne, et sa ei tunne, et keegi hindab sind kõrvalt, et millegi pärast testosteroon tekitab selle tunne, et keegi kogu aeg nagu judge'ib sind. Et jah, pigem on need asjad, olukorrad muutuvad naljakaks, et no ei saa seda tulda, ei saa ja siis lihtsalt naeradki seal ja teed mingit nalja. Selle saimule, ma ei mäleta, mis meil on. Tsiivinaised ütlesid, et nende keskmine vanus oli 50. Teil on nagu kuidagi pilt ja ei tundus, et natuke nagu noorem. Ma ütleks, et meil ei ole mingit piirangut, ma ütleks, et keskmine on selline meie vanus. Tudengeid on pigem vähem, pigem ikkagi juba tööeas inimesed, noored emad. Ma olen kõige vanem, kes meil käinud on võib-olla mingi 66 ja noorem, kõige nooremad ongi ilmselt seal emade tütardematkal, kus meil oli 6-aastane üks tüdruk. Aga jah, pigem selline, ütleks 30-40-ndates. Ja see on siuke keskmine, aga ma mäletan Liisi, et tal oli suusamatkal ka ikkagi nagu mitmekordne vanaema, et see on nagu väga paljud näkid. No nüüd, mis näkk ma enam olen, on ju, et ma olen ju mingi juba vanaemaks saan. Ja tegelikult on ka nagu kindlasti 55 pluss naisi on käinud paljud, on käinud matkadel, aga ma arvan, et see keskmine vanus on jääb ikkagi sinna sõdurite vanused 20 kuni, või 25-40 on enam-jaolt siuksed. Minu kõrval istub Suuk, tema ütles, et tema peab ka matkale minna. Tema on 27 pluss. Imeline. Meil ei ole piirama. Tiina võib-olla pärast räägib, mis veel tulemas on.
praegu, mis maksad? No seda näeb veebilehed. Lisaks siis ütleme siis tavalistele Eesti ja välismaa matkadele on meil juba 2 aastat nüüd toimunud niisugune asi nagu Forest Sisterhood. Et kui esimene aasta toimus see meil koos Läti naistega, siis see aasta oli juba terve Baltikum ja tegelikult meil oli ka üks britt ja üks prantslane, kes on siis Eestis elavad. Et see on selline, ütleme ka võib-olla kokkutulek, nagu tänane üritus, mis toimub siis kõik õues. Mõlemad aastad oleme teinud seda Eestis, lihtsalt tänu RMK sõbralikele metsa, mis need on, kellel on mingi oma piirkond, mida nad haldavad? Mitte metsavaht, aga see natuke lootusvaht või ma ei tea, ühesõnaga nad on meie vastu väga sõbralikud olnud ja kuna oktoober on niisugune hooajaväline aeg, oktoobri lõpus oleme mõlemal aastal seda korraldanud, et siis nad nagu vabalt annavad meile kasutada, et see on olnud super võimalus. Esimene aasta oli siis Paganamaal ja seekord oli RMK Oore lõkk, mis on tekstimisala, vist on selline nii. Et ühesõnaga, see on samuti selline üle nädalavahetuse toimuv kokkutulek, kus on erinevad instruktorid seni siis ainult Eestist ja Lätist. Kes võib-olla ei tea, siis Lätis on väga sarnane matkakorraldustiim, nagu Eestis on Läki metsa, on Mežameita, mis on siis eesti keele tõlgitud metsaõed või metsatütred vist. Ja siis kuidagi läbi sotsiaalmeedia ma sain enda selle organiseerijaga tuttavaks. Saime kokku, minu abikaasa on ka lätlane, veedan päris palju seal vahepeal aega, et siis oli mõnus kokku saada, tuttavaks saada ja üsna kiiresti tekkis niisugune idee, et peaks mingi koos tegema, et me ikkagi naaberriigid oleme. Ja siis läbi nädalavahetuse toimubki erinevaid minimatkasid paaritunniseid, olgu see siis pimedusmatk, päiksetõusumatk, veematk, ma ei tea, mööda jõge kõndimise matk, mis iganes ja samuti igasugused töötoad, et navigeerimine, linnuvaatlus, mis on veel köietöö, ongi tulealgatus, veefiltri ehitamine, mis iganes asjad ja joogad ja kõik asjad ja muidugi kogu toit valmib lõkkel, kõik selline ühiskoos tegemine ala metsast, kas või tulealgatusmaterjali kogumine ja kõik sellised õhtused mõttevahetused lõkke ääres. Et sina kahjuks ei ole kummalgi aastal jõudnud sinna, et see on meil samamoodi, kuna aeg on piiratud, siis mõlemast riigist on kuidagi sattunud nii, et on niisugune 4-5 instruktorit mõlemast riigist, et kui ma sinna näkkide gruppi selle üleskutse esitan, et kes soovib tulla midagi tegema, siis on kes ees see näkk, et vist ei ole ilmselt lihtsalt jõudnud ajaliselt. Ma tean, miks ma ei ole jõudnud, sest et koolivaheaja nädalavahetus on see, siis on nagu siuke tunne, et peab olema poegadega. Jaa, aga kas teil on küsimusi? Veel? Meeste matkade üks eelis on see, et ma ei ütle selles mõttes, aga et saab rahulikult vanduda ja peeretada. Mis on nagu naiste matka selline kiisuga eelis? No ma arvan, et sa saad rahus öelda, et aamupäevad mul on hullult halb olla tegelikult, aga et nagu kannatage mind täna ära näiteks. See tuli mul esimese asjana meelde, et võid nagu vabalt öelda, et ikka nagu peab, et siis matkal lasukad päevad. Ja, et nendest asjadest rääkida siis, kuidas sellises olukorras hügieeni ja kõigega hakkama saada. Tavaliselt me ütleme matka alguses kohe julgustame esiteks inimesi panema telefone seljakoti põhja, et kindlasti, kellel on pered, peavad nagu ette teatama, et ma ei ole kättesaadav nädalavahetusel, mitte et seda ei saaks need mehed, tema kindlasti saavad. Aga lisaks ka ongi see, et nagu jätka oma rollid nagu siia parklasse või kuhu iganes siis maha. Et ongi see, et sa ei pea olema see, kes kõiki kogu aeg aitab, et sa ei ole nüüd sel nädalavahetusel enam kellegi ema ega kellegi abikaasa, mis iganes, et sa oled sina ise. Kui sa tahad abi, siis küsi, kui sa tahad pakkuda abi, siis loomulikult, kui sa ei taha üldse jutustada, siis matka kuskil tagapoole, et hoia nagu silmsidet, aga sa ei pea üldse, ei ole mingit pressurit, et sa võid hullult suhtlema kogu aeg. Ja me ütleme ka seda, et vabalt võib ropendada, võib karjuda, mis iganes, võid juuksed käes kiskuda, et nagu ei ole mingit, et me peame nüüd hullult olema. Ja see ka minu arust naistele on nagu äge matka juures, et sa ei pea olema ilus. Sul ei pea olema kammi, sul ei pea olema peeglid, sul ei pea olema meiki, sa võidki lõhnaga, haisuga siis ringi käia, et see on täiesti ükskõik, mitte keegi. Sul ei ole nagu neid ootusi, mis võib olla igapäeva elus.
tihtipeale naised ise seavad iseendale, et nagu matkal ei ole seda, et pigem olegi korine ja küünealused mustad ja mis iganes, et nagu see on osa sellest. Aga kui keegi tahab ilusale, siis võib ka? Absoluutselt. See on meeste matkal ka. Aga mina olen tähele pannud, eriti võib-olla pikamaa matkadel tuleb see välja, aga miks mitte nädalavahetuse matkadel, et mida loomulikumad naised on selles oma, mis iganes, panevadki telki üles või teevad lõket, et seda ilusamad nad on. Ja nagu just kuidagi matkal tuleb see välja palju rohkem. Et jah, tõesti, esimesena tulebki mingisugune loojang ja ma näen, et ongi reaalselt näkid on kuskil järves paljad ujumas, täiega nautimas või tulevad sealt veest välja ja paljad seisavad jõkke ääres ja ujuvad. See on minust kõige ilusam asi üldse, kus inimene saab ennast loomulikult. Mul tuli lihtsalt meelde, et ikka ilus olemine on nagu vähemalt nende 2 matkast. Ühe jooksul oli väga oluline, siis Setumaal me käisime suitsusaunas. Mu vanavanem suitsusaunas, mu tädi oli selle kütnud ja tal oli igale näkile oli siuke petserist toodud lilleline kittel. Ja siis sa saad seal nagu muda võtta ja siis sa nagu rahulikult võid hõljuda oma selles kaunis kitlis ringi, et näed see ilus olemine nagu on palju erinevaid versioone, kuidas olla. Et sa võid olla hästi mänguline, näiteks see on mul meelus. Ja tunda ennast tugeva ja võimekana, et see tunda ennast ilusana versus võib-olla visuaalselt on olnud ilus. Jaa, ma ei tea, kas meil oli üldse see ongi viimane. Need tulid hiljem, ma ei tea, kas keegi üsnega konkreetselt ei ole öelnud, et me oleme nüüd sellest inspireeritud. Võib-olla üks esimesi, mis ma ise olen tähele pannud, oli see Piltsbergide, kes on sotsiaalmeedias väga tuntud, see abikaasa ja just sealt see mees, et tema nagu alustas, võib-olla oli papsid ühesõnaga mingi suke kokkusaamine, mille raames tehti võib-olla väike matk, et sellised, et otse nüüd ainult meeste nädalavahetusel või mis iganes välismaalt, seda ma formaati pole veel näinud, aga mulle tundub, et kindlasti see tuleb ja kes iganes meil siin meessoost matkaööd, ma olen ka Rometile peale käinud, et nagu palun tehke ära, sest et lihtsalt küsitakse seda liiga palju ja ma arvan, et selle jaoks on koht ja nišš ja ruum olemas ja kindlasti palju inimesi, kes tahaksid seda teha. Kui üldises retoorikas naised räägivad, et kõik see ilus olemine ja minkimine on ainult enda pärast, mitte kellegi teise pärast, ka meeste pärast, siis kas te võite kinnitada ikkagi, et päris enda pärast naised ei hakka minkima? Ma ei ole vähemasti kordagi neid, mitte et ma käiks igal ühel, vaataks seal hommikul telgis, mida nad reaalselt teevad. Ma ütleks, et mida sa võib-olla näed, on nagu juuksed, et ikkagi punupats on enam punnutud, et päris nagu takkusjuustega, võib-olla 3 päevaga ei jõua ka, aga nagu see on võib-olla ainus. Ma ei ole märganud küll, et keegi oleks mängitud seal matkades ja ma ise ka kindlasti ei ole. Võib-olla on tõesti ainult meeste, aga võib-olla on ka lihtsalt see, et sa ei ole nagu avalikkuse ees, et sa oled oma selle matkagrupi ees, aga sa ei ole kuskil linnatänaval, et ma ise ka, kui ma käin kuskil linnas, ma tunnen mingisugust sõnastamatut survet, ühiskonna survet, kuidagi välja näha ja olla presenteeritav. Alles lihtsalt teada, et küll äge asi, mis te teete ja mina arvan, et Eesti naismatkajad vajavad sellist liikumist ja mehed, kes siin natuke tunnevad, võib-olla kõrvale jätta, nad ongi ise kokku ja tehke. Ja Kelly, sina tule ka palun meie matkale lõpus või tee meile üks matka. Et meil on küll siuke formaat ka nagu külalismatkajuhid, et meil on olnud fotomatkad ja ma ei teagi, kes siin veel on olnud, et kellel on mingi ülija idee ja oma mingisugune kiiks ja mõte, siis nagu lihtsalt öelge, ma tahan teile teha ja teeme matka ära. Kelly, selle sinu ettepanek on üks mees juba ellu viid. Aastal 2002 toimus naisekspeditsioon Araratile. Teate, kes oli seal osaleja? Üks mees, Toivo Laan. See oli naisekspeditsioon. Ei no tahad seda, et tänapäeval nad ei defineerita ka enam. Jah, varsti võib-olla muutub illegaalseks ainult naiste. Õnneks eesti keeles ei ole seda he, she asja, et kõik on tema. Nii on tänu.